Tere! Mina olen Jaanus Mehikes. Käisin laos ja mulle väljastati uus 3-1 kandesüsteem. Sain mitu kotitäit digilaigulisi asju ja nüüd ma siis üritan neid kokku panna. Ehk siis meie eesmärk selle videoga on siis teile selgeks teha, mismoodi see 3-1 kandesüsteem kokku käib, millest ta koosneb, mis on need konkreetsed siis elemendid, mis minul siin on, ja see võib olla teil siis natukene erinevalt olenevalt sellest, missuguses üksusesse te kuulute, aga põhimõtted on ikkagi samad. Nii, mul on siin vöö, mul on siin plaadikandja, ma panen need hetkel kõrvale, mul on siin killuvest koos siis killukaitsega, ventilatsiooni, selliste sõrestikega ja siis mul on siin erinevad taskud. Need taskud ma panen alguses üldse kõrvale. Alustan kõigepealt siis vöös. Mul on siin nüüd siis traksid, mis peavad teil kindlasti olema. Siis on mul siin vöö ise, selline, ja ballistiline kaitse. Kõigepealt võtan ette selle vöö, pööran ta nii pidi, et molle jääb üles poole ja siin on mul siis kohe võimalik avada üks tasku. Nii, teen selle lahti. Nüüd on mul vaja siis see ballistiline kaitse siia sisse panna. Esimene küsimus, mis võiks tekkida, on see, et kas ma panen selle ballistilise kaitse nii pidi, et mul jääb silt keha poole või nii, et see silt jääb kehast eemale. Põhimõte on kõigil nendel ballistilistel kaitsetel üks, ehk siis nii nagu ma panen kodus särgi selga, et sildid jäävad keha poole, täpselt samamoodi teen ma seda ka nüüd. Ja juhin siis tähelepanu sellele, et siin keskel osas on võimalik siis seda vööd siia vahele susada, aga see ei ole õige koht, ehk siis siin tegelikult on eraldi tasku näitan. Ehk siis ma selle ballistilise kaitse surun siia tasku sisse. Nii, niimoodi ilusti, et ta läheb siia otsa välja. Tunnen, et on täitsa siin selle vöö otsas ja seejärel teen täpselt sama teise poolega. Nii, ballistiline kaitse on paigas. Järgmiseks, mis ma teen, panen selle klapi uuesti kinni. Klapp on kinni, järgmisena võtan traksid. See keskmine osa siis jääb mul selja peale, ehk siis trakse, kui ma vaatan, mul on siin see tagumine osa, esimene osa. Panen need traksid siia laua peale välja ulatuvalt. Ja traksid lähevad väga lihtsasti, ehk siis mul on siin all selline klamber, mis on ühelt poolt servast lahti. Selle klambri asetan ma siia siis aasadest läbi. Üks pool kinni, panen teise poole ka. Nii, tagumise poolega korras. Nüüd vaatan, et mul siia mingisuguse keerede sisse jääks ja panen ka esimese poole kinnitused siit aasadest läbi. Nii, vöö on mul nüüd koos, ma panen vöö hetkel kõrvale ja võtan järgmiseks killukaitse. Mis mul siin olema peab? Mul on siin 2 krõpsu, mis lähevad mul pärast siia külje peale. Need on siis need, millega ma need esimese ja tagumise poole omavahel kokku tõmban. Panen need hetkel kõrvale. Siis mul on siin 2 külge. Need võivad olla teil omavahel juba koos, võivad olla ka eraldi. Igatahes põhimõte on see, et need pooled, kus on siis pikemad üle õla ulatuvad osad, see on tagumine külg ja lisaks on mul siis siin esimene külg.
võtan kõigepealt esimese külje. Nii, teen esimesel küljel, on mul siin all lukk, minul on see lukk juba lahti, kui sul lukk lahti ei ole, siis tee see lukk lahti. Seejärel on mul siis kahed need ballistilised kaitseosad, ühel on siis nähtavalt siin selline süvend sees, teine on siis sirge ja kuna ma võtsin praegu esimese poole, siis esimene pool on see, kus on süvend, ehk siis hetkel panen selle osa kõrvale ja võtan endale siis kätte selle süvendiga osa. Lisaks on mul siin kaks sellist võrku või soontega osa, mille eesmärk on siis tagada ventilatsioon keha ja selle ballistilise kaitse vahel, ehk siis panen need ka korra kõrvale ja need on identsed, ehk siis need on täpselt ühesugused. Võtan esiteks siis kätte selle ballistilise kaitse. Põhimõte täpselt sama. Mul on ühel pool silt, teisel pool ei ole silti, nii nagu me ennem rääkisime, silt jääb mul keha poole. Samamoodi kontrollin, et ta läheks ilusti lõpuni välja. Nii. Ja nüüd mul on vaja siis paigutada siia veel ka see sooneline osa. Selleks ma pööran ta teisi pidi, selle võrgu poole ülesse. Võtan siit selle ventilatsiooni osa ja panen siis nii pidi, et need sooned jääksid mul keha poole. Ja panen ta siis siia võrgu ja selle killu kaitse vahele. Ilusti püüan need otsad õigesse kohta välja lükata. Ta jääks siia ilusti. Kõik, et mingisuguseid kortse midagi sisse jääks, et ta oleks ilusti ühtlaselt siin. Nii, väga hea. Pööran ta uuesti siis õiget pidi ja nüüd, et mul siit seest need elemendid välja ei pudeneks, siis tõmban luku kinni. Järgmiseks teen täpselt seda sama seljaosaga. Nii, avan luku, võtan ballistilise kaitse, vaatan ühel pool on silt, sildi panen nii, et see jääb keha poole. Lükkan ta ilusti lõpuni välja. Nii, see osa on korras. Pööran teistpidi. Võtan ventilatsiooni ja panen selle nüüd siia taaskordselt nii pidi, et need sooned jäävad keha poole. Kontrollin, et ma ilusti saaksin selle ventilatsioonisüsteemi ühtlaselt ja laialt, kusagil mingisuguseid kortse sisse jääks. Nii. Ja seejärel pööran ta jälle teisi pidi. Panen selle lukuga klapi osa siia ilusti killukaitse peale ja tõmban luku kinni. Nüüd võtan selja osa, pööran ta tagurpidi. Tõmban nüüd klapid pikalt välja ja panen siis siia peale nüüd selle kõhupoolse osa. Panen siia peale ja kinnitan krõpsu. Peaaegu hästi. Praegu on meil siis küljed veel avatud ja selle jaoks, et me saaksime need küljeklapid ka siia külge, pööran ta uuesti teisi pidi. Vahet ei ole, mis pidi sa selle kätte võtad, igatahes eesmärk on see, et sul läheb üks pool siit krõpsuga siia tagumise külje peale ja kui sa selle killukaitse omale selge tõmbad, siis sa saad selle teise poole siia kinnitada. Aga selle jaoks, et ta paremini kinni jääks, siis ma panen selle siit aasa vahelt läbi. Täpselt kaugust saab igaüks kontrollida vastavalt oma
kehamõõtudele, kui kaugele ta selle paneb. Mina panin praegu siis niimoodi, et need õmblused jäävad enam-vähem siia soone alla. Ja panen mõlema poole. Ja kui ma ta pööran nüüd teistpidi, siis on mul võimalik küljed tõmmata kinni. Killukaitse on mul nüüd koos, järgmisena võtan plaadikandja. Mul on siin 2 plaati, need panen alguses kõrvale, need ma saan sisestada õigesse kohta kõige lõpus. Siis mul on siin 2 sellist õlapatja, nende kõrval on krõpsud, need krõpsud tuleb siis omavahel kinni panna, ehk siis tekib siia selline avavus, mida saab kasutada näiteks Camelbacki vooliku kinnitamiseks. Õlapadjad panen ka hetkel kõrvale. Siis mul on vööosa, ehk siis keskosa, mis läheb ümber mul vöökoha või ümber keha ja 2 poolt. Nüüd esimene pool on see, mille otstes on nööbid. Panen hetkel selle esimese osa kõrvale. Võtan selja osa ja kõigepealt, mis mul on vaja teha, mul on vaja panna siis see ümber keha minev osa siia külge. Selle jaoks ma võtan selja osa, tõmban siit alt krõpsust lahti ja tõmban siit selle pealmise osa ülesse. Eesmärk on siis selline, et mul on vaja selle vöö osa, siis see poolne ots, mis on nende 2 kummiga kinni tõmmatud, on vaja siia kinnitada. Kõigepealt esimene, mis ma teen, ma tõmban need üldse laiali. Teen 2 jupiks, mis tähendab seda, et ma pean need kummid lahti harutama. Nii, 1 kumm on lahti, teise kummiga lahti. Nii. Ja seejärel tõmban need kummid välja, panen need esimese osa kõrvale ja panen ka ühe poole kõrvale. Need on identsed, aga kui ma nüüd hakkan seda küljepaneeli siia külge panema, siis ma pean arvestama sellega, et kui ma tõmban ta omal siia ette, et see karedam pool jääks siis alla poole, ehk siis kui ma praegu niipidi panen, siis kare pool jääb mul vastu lauda ja takk ja see pehme osa jääb ülesse. Nii, seejärel ma võtan need 3 rihma ja seejärel ma pean need rihmad ajama siit plaadikandja külje pealt sisse. Oluline on see, et siin selle luku alt läheb siis väike avavus, ehk siis ma pean siit läbi panema. Kui sa paned siit pealt, siis pärast on probleem see, et sa ei saa kasutada seda lukku, mida on sul vaja selle jaoks, et seljapaun sinna külge panna. Ehk siis siit luku alt, siit leian selle avavuse ja panen need rihmad järjest läbi. Nii, 3 ka. Nii, rihmad on nüüd läbi aetud. Nüüd on küsimus selles, et kuidagi oleks vaja need siis see molle kinnitus ja see rihma külg omavahel kinni saada. Selle jaoks ma võtan kasutusele nüüd need samad kummid, mis mul ennem siin olid ja ma punun siis need siit selle plaadikandja ja küljepaneeli nendest molleaasatest läbi. Mõte on siis sedasi, et ühe otsa ma panen alt, teise otsa panen siis sellest küljepaneeli küljest. Ja nüüd ma pean ta siis korda mööda, et see, mis läks ennem alt, see peab minema nüüd ülevalt poolt, ehk siis sellest küljepaneelist läbi ja vastupidi siis, ehk siis kui ma nüüd need siia kokku tõmban, siis te näete, et tekib selline rist. Ja kordan täpselt sama tegevust, ehk siis see, mis läks ennem alt, läheb nüüd ülevalt ja see, mis läks ülevalt, läheb alt. Ja seejärel ei midagi keerulist, teen siia otsa sõlme. Nii, sõlm peal, pingutan ta ära.
ja nii ta jääbki, ehk siis see kumm annab natukene seda küljepaneeli venima. Kordan täpselt sama tegevust teise poolega. Nii, mis ma pidin meeles pidama? Pidin meeles pidama seda, et see karedam pool jääb siis mul laua poole ja pehmem osa peale. Ja samamoodi siis need rihmad siit luku alt aasadest läbi. Seda, kui kaugele te nad täpselt nüüd asetate, see natuke sõltub teie keha ümbermõõdust, et seda te saate katsetada. Mina praegu panen nad siis eelviimasest. Nii, 1, 2 ja 3. Täpselt samamoodi nüüd siia peale. Võtan jälle selle kummipaela. Ja nüüd, mis on oluline, et ma ei kinnitaks läbi selle alumise küljepaneeli, ehk siis ma seda ignoreerin ja panen siis ühe poole siit plaadikandja alumisest molle kinnitusest läbi, teise siis siit pealt. Nii, siis mäletate, siin pidi toimuma vahetuseks, see, mis läks enne pealt, läks nüüd järgmisel alt. Et tekib selline rist siia ja kordan seda sama tegevust korra veel, ehk siis see, mis läks enne alt, läheb nüüd ülevalt ja see, mis pealt läheb siis alt. Nii, ja nüüd täpselt samamoodi teen siia otsa sõrme. Nii, pingutan ja ongi mul see osa korras. Nii, ja nad on siis praegu eraldiseisvad, ehk siis kui ma siit ühte poolt tõmban, siis nad ei ole omavahel, need küljepaneelid ei ole seotud, ehk siis nagu ma rääkisin, see kumm ei tohi minna läbi selle teise küljepaneeli. See osa kinni, panen plaadi selle katte uuesti tagasi ja pööran siis selle katte alumise otsa siit siia plaadikandja sisse. Nii, üks pool valmis. Nüüd võtan esimese külje. Tagumise külje pööran teisipidi. Tõmban need õlaklapid lahti, panen see peale, võtan esimese külje, panen siia. Ja nüüd mul on siis siin need nööbid, keeran siit selle nööbi siis selle õla otsa kuni sellest kolmnurgast tagasi ja panen selle nööbi siit vahelt läbi. Nii, ja asetan siis selle teise poole siia peale. Nii, jääbki ta mul niimoodi, teen teise poolega täpselt sama. Kolmnurgast tagasi, nööb siit alt läbi ja läheb see seljaklapp peale. Nii, miks need nööbid on? Need nööbid on selle jaoks, et kui mul on vaja see plaadikandja kiiresti seljast lahti saada, siis ma saan siit nööbist tõmmates selle alumise otsa siit välja rullida ja ma saan ta kähku seljast ära. Panen uuesti tagasi, kolmnurgast tagasi, nööpan siit läbi, panen selle katte peale. Ja selle jaoks, et need nööbid nüüd kusagile taha ei takerduks, et siia mingit sõlme ei tekiks, siis panen selle õlakatte. Õlakattega siis jälgin seda, et see krõpsuga need aasad, need jäävad siis väljapoole. Nii, võtan ühe poole. Ja vaatan ilusti, et mul jääks see nöör kindlasti sinna sisse. Ja tõmban selle klapi peale. Nii, teise poolega täpselt sama. Võtan selle õlakatte
taaskord, et need aasad jäävad siis väljapoole. Ja kindlasti juhin tähelepanu, et siis kontrollige seda, et see nöör jääks sinna klapi sisse. Panen siit selle peale ja tõmban siit ilusti üle kinni. Nüüd on mul need õla katted ilusti peal. Ja nüüd ma saangi siis siia alla tõmmata need küljed ilusti kokku. Ehk siis saate proovida, kui nüüd juhtub niimoodi, et teil on need küljeosad valepidi läinud, siis ta ei jää siia takke külge kinni. Nüüd järgmiseks, mis ma võtan, on siis paneel, mis käib siia peale. See võib olla nüüd erinev. Paneel võib siis sõltuvalt teie ametikohast olla erinev, ehk siis kas see paneel on juba koos salvetaskutega või see paneel on molle kinnitustega, kuhu te saate siis pärast hiljem erinevaid elemente külge panna. Mina panen praegu siia siis selle osa, mis on 3 salvetaskuga. Ja iseenesest lihtne, avan siit need aasad. Need jäävad kõik omavahel ilusti kinni. Panen selle siia peale ja eesmärk on siis see, et sellest ülemisest takkeribaga molle kinnitusest ma need aasad ajan läbi siit alt. Nii, üks jääb vahele ja siis on 2 keskmist. Nii, tõmban ta ilusti lõpuni välja. Panen need ilusti krõpsud siit otse kinni. Nii, ja mõte on siis selles, et kui ma nüüd need küljepaneelid siit siia peale asetan, ehk siis tõmban ta oma ümber kõhu ilusti kinni, siis samamoodi need aasad, kui te panete, et siis siin aasad küljes aasad on ka võimalik siis siia takkega tõmmata külje peale, et need aasa otsad jäävad välja, täpselt see sama põhimõte, ehk siis kui mul on vaja kiiresti plaadikandja seljast ära saada, siis siit tõmmates ma saan selle kiiresti lahti. Ehk siis panen need ilusti siia. Teisel pool mul on. Ja see klapp läheb lihtsalt siia peale. Ja nii ta jääb. Üks asi on veel puudu, ehk siis mul on vaja plaadikandja sisse panna ka plaadid. Ilma selleta ta oma eesmärgi ei täida. Siin all servas on siis 2 sellist aasa, millest kinni võttes ma saan tõmmata selle alumise tasku lahti. Ja siia ma panen siis need kuuliplaadid. Kui ma vaatan neid kuuliplaate, siis need on identsed, ehk siis vahet ei ole, kummale poole läheb. Aga põhimõte ikkagi sama, et sildid keha poole. Nii, ja selle ülemise klapis ma tõmban selle takke osasid välja kõigepealt, ma saaks selle ilusti sisse panna ja siis see läheb siia ümber selle kuuliplaadi. Nii, et ma saaksin ilusti takke osa kinni. Kordan täpselt sama tegevust teise poolega. Teistpidi, siin on 2 aasat, tõmban need lahti, tõmban selle takke osasid kohe välja, võtan plaadi, samamoodi siis sildid keha poole. Lükkan ta oma kohale, keeran selle takke osa siia peale, nii et ta kataks ilusti selle plaadi ära ja panen takk kinni. Nii, plaadikandja on valmis. Järgmisena me räägime siis nüüd erinevatest taskutest, mida kuhu asetada. Meil on siis siin plaadikandja, meil on killukaitse, meil on vöö olemas. Vaatame taskuid. Kõigepealt mul on siin see paneel, mis on siis ilma salvetaskuteta hetkel, kuna ma panin siia 3
salve taskuga paneeli, siis selle ma saan hetkel üldse kõrvale panna. Põhimõte on see, et kui ma seda kasutan, näiteks panen siia asemele selle paneeli täpselt samamoodi kinnitub, siis mul on võimalik panna näiteks siia külge juba eraldi salvetaskud. Selle pluss on siis see, et need salvetaskud siia ühte taskusse on võimalik panna 2 salve, ehk siis mul on võimalik sellisena panna siia 6 salvetaskutesse ja siia kõhu peale on mul hetkel võimalik panna siis 3 salve. Vaatame üle kõigepealt, missugused taskud meil üldse on. Panen hetkel need 3 elementi kõrvale. Killukaitse, plaadikandja, vöö. Nüüd, nendest ma rääkisin, mul on 2 salvetaskud, 3 tükki ehk siis kokku 6 salvetasku. Siin on see alusplaat, mis on võimalik siis kinnitada plaadikandja külge selle 3 salvetasku asemele. Seda ma hetkel ei kasuta, vaatame, mis mul siin veel on. Siis mul on selline universaalne tasku, mida on võimalik kasutada siis nii granaaditaskuna või seda on võimalik ka pisut pikendada, et vajadusel on siia võimalik panna ka näiteks raadiojaama. Nii, vaatame, mis taskud mul siin veel on. Selle tasku kuju siis ilmselt juba reedab, millega tegemist on, ehk siis tegemist on labida taskuga. Siis on mul siin 2 admin taskut. Siis on mul siin seljapaun, mis on võimalik lukkudega kinnitada siis plaadikandjale, aga siin on ka põhimõtteliselt sangad olemas, ehk siis saab ka eraldi seisvalt tõmmata selle omale selga, kui on vaja. Siis väga oluline tasku, meditsiinitasku. Meditsiinitasku puhul räägin kohe ära selle, et meditsiinitaskul, kui te avate siit selle klõpsu pealt, teil on ta siis varustuse küljes ja nüüd mul on võimalik ta tõmmata siit ühe tõmbega küljest lahti, ehk siis ma saan selle meditsiinitasku, ükskõik kus ta mul on, tõmban lahti ja ma saan rahulikult tegutseda. Nii. Siis on mul siin joogipudeli tasku. Joogipudeli tasku küljes on üks pisikene tasku, kuhu on võimalik panna näiteks kõrvatropid. Ja siis tühja salvetasku. Vaatame siis kuhu kohta, mida me paneme. Et ütlen ära ka selle, et see täpne taskute siis hulk ja millised taskud teil on, sõltuvad siis natukene sellest, et missuguses üksuses te oma ülesandeid täidate. Ja meie näitame ära nüüd praegu ühe siis sellise jalaväelase taskute paigutuse. See võib olla natukene üksuseti erinev, ehk siis küsige oma ülema käes, kus kohas teil täpselt mingid asjad olemas peavad, aga meie näitame praegu ühe võimaliku variandi teile ette. Nii, läheme edasi. Panen hetkel need taskud kõrvale ja hakkan teile järjest näitama siis ühte võimaliku jalaväelase siis paigutusega taskute asetust. Kõigepealt võtan ma vöö. Vöö külge mul läheb kindlasti tühja salvetasku, granaaditasku, salvetasku, meditsiinitasku, joogipudeli tasku. Meditsiinitaskuga on lihtne. Vahet ei ole, mis käeline ma olen. Meditsiinitasku peab olema kiiresti kättesaadav. Järelikult loogiline koht on see, et ma panen selle selja peale. Ma saan mõlema käega ühtemoodi selle sealt kätte. Ehk siis meditsiinitasku läheb selja peale. Nüüd on mul siin joogipudeli tasku, salvetasku, tühja salvetasku, granaaditasku ja võib-olla veel sõltuvalt üksusest on teil veel mingisuguseid elemente, mis sinna ära peavad mahtuma. Põhimõte on lihtne. Kõigepealt ma otsustan ära, kuhu poole ma panen tühja salvetasku ja joogipudeli tasku. Mina olen paremakäeline. See tähendab, kui ma relva opereerin, siis parem käsi on mul püstol käepideme peal. Vasak käsi on see, millega ma salve vahetan. Ma pean vasaku käega saama selle salve omal varustusest kätte, teostama salve vahetuse ja tühja salve ma pean nüüd kusagile panema. Järelikult loogiline on, et tühja salve tasku peab olema mul vasakul pool. Järelikult mina panen tühja salve tasku siia. Joogipudeli tasku järelikult peab minema teisele poole.
joogipudeli tasku peal on veel väike tasku, mida te saate kasutada näiteks kõrvatroppide hoidmiseks. Joogipudeli tasku läheb siiapoole. Nüüd mul on veel siin üks salvetasku. 2 salvetasku ja nagu ma rääkisin, mina olen paremakäeline, mina kasutan salvedega opereerimiseks vasakut kätt, järelikult ma pean panema selle siia vasaku poole peale. Siis mul on siin veel granaaditasku ja selle granaaditasku mina panen siis joogipudeli tasku kõrvale siia. Nüüd sõltuvalt ülesandest või sellest, mis on teie ametikoht, võib teil olla veel ka püstol, siis püstoli paigutamine on niimoodi, et püstol kabuur läheb siis paremale poole ja salvetasku vasakule. Meil hetkel püstolit ei ole, nii et sellest ma praegu pikemalt ei räägi. Nii, ega siin ei ole midagi, nüüd tuleb hakata neid taskuid kinnitama. Hakkan siit vasakult poolt minema. Mul on vaja saada siis kinni kõigepealt see salvetasku ja seejärel tühja salvetasku. Ja ma panen niimoodi, et mul see salvetasku ja pärast ma panen tühja salvetasku siia salvetasku peale. Salvetaskul siis on küljes selline krõps, ehk siis mõte on selles, et ma saan selle salvetasku kokku rullida ja tõmmata siit ümber. Ehk siis, kui ma täidan oma tegevusi, oma ülesannet ja ma parasjagu siis ei kasuta relva, ehk mul ei ole vaja kusagile panna tühjasid salvesid, siis mul on ta kokku rullitud, võtab vähem ruumi ja jää kuskile taha kinni. Nii, võtan siis selle salvetasku, kõigepealt tõmban need mollerihmad lahti. Mollerihmal siin üleval, kui ma siit nüüd tõmban, natukene ma pean siit kaasa aitama, aga põhimõtteliselt mul on võimalik kogu see rihm lahti tõmmata. Ja üks pool lahti, teise poole teeme ka kohe. Salvetasku on mul lahti tehtud. Järgmine tegevus on siis salvede siia molle kinnituse külge punumine. Kui ma võtan nüüd selle salvetasku, siis ma näen, et siin on 1, 2, 3, 4, 5, 6 rida. Siin aga on 3 rida. Järelikult mul on 2 varianti, kas ma panen selle salve kinni niimoodi, et ta jääb siia ülespoole või allapoole. Vastavalt sellele ma pean siis lugema täpselt, et mul need kattuksid need õiged rihmad. Oluline on see, et see viimane rida peab olema siis sellega kohakuti, kui ma tahan teda üles asetada. Mina hetkel tahan ta panna allapoole, ehk siis ma alustangi siit punumist ja pärast ma näitan, kuidas ma selle lõppu siis teen. Ehk siis tõmbasin need rihmad välja ja hakkan teda siia külge punuma. Siit servast jätan ühe vabaks, see on see, kuhu ma panen pärast tühja salvetasku. Nii, kõigepealt siis pöölt vööasast läbi. Nii. Oluline on siis jälgida, et see rihm jääb siit, need otsad jäävad välja ulatuma, et seda kuidagi siia alla ei tõmbaks. Et pärast seda saate kasutada selle jaoks, kui sul on vaja kiiresti see tasku eemaldada, siis sa teed alt lahti ja siit tõmmates sa saad kogu selle molle lahti tõmmata. Nii, esimene tehtud, esimene läks siit alt, järelikult nüüd järgmise rea ma panen siis salvetasku küljest. 1 läheb siia, 2 läheb siit läbi, ehk siis üle 1. Nii. Järgmine jälle siit. Rihma küljest. Ja siis järgmine rida jälle siit tasku küljest. Nii, ja nüüd on lõpus on mul vaja, et see rihm tuleks siit siis 1 rida ennem seda viimast siit see mollerihm välja. Ehk siis ma ei jäta seda mollerihma mitte siia, vaid ta peab siit vahest mul välja tulema. Selle jaoks ma pean antud juhul siis nüüd võtma järgmisena 2 tükki korraga. Ja miks see on oluline?
see on oluline sellepärast, et mul on vaja see lõpp keerata pärast siia alla tagasi. Kui teil on molleridasid sama palju nii siis sellel alusel kui siis salvetaskul, siis te selle peale pea mõtlema, siis te peate lihtsalt korda mööda neid kord pealt, kord alt kokku punuma, aga praegu ma pean võtma 2 tükki korraga. Nii. Tõmban ta ilusti siia pingule, vaatan, et need otsad teed ilusti välja, väga hea. Ja nüüd see lõpp, viimane, mis ma teen, ma keeran siis siit tagasi need otsad siia molle alla. Nii. Ja nüüd on mul see üks tasku siin küljes. Ehk siis, kui mul on vaja ta kiiresti lahti saada, ma tõmban siit need otsad välja, tõmban siit selle kinnituse lahti ja ma saangi selle molle kätte. Aga nii, siit on ta mul ilusti tagasi pööratud. Et kui te seda tagasi pööratut ei tee, jätate selle lihtsalt siia tilpnema, siis hakkavad need vaikselt siit see molle kinnitus järgi andma ja see tasku ei ole stabiilselt kinni. Kindlasti tuleb teha see tagasi pööre ja siia serva taha kinni nad lükata. Salvetasku kinni, järgmisena võtan siis tühja salvetasku. Tühja salvetaskuga lihtne, panen siit pealt, panen siis alumisest läbi. Nii. Ja siin peab siis minema see krõps peale ja trukk ka veel kinni, see siis fikseerib just ära. Teise poolega täpselt sama. Tõmban ta lõpuni välja, keeran selle krõpsu siia peale. Nii, ja selle krõpsu ma proovin siia alla saada, et ta mul liikuma annaks. Nii, ja see läks siia alla. Seda on natukene nirus, aga saab jõudu luhtamiseks teen teiselt on sama. Ehk siis tõmban ta algusest nii kaugele kui saan ja proovin selle krõpsu siia molle alla lükata, et meelitada ta teisele poole välja. Nii sain kätte teiselt poolt ja nüüd ma natuke pingutan, nii et see krõps saaks ühele tasa pinnale. Nii, sain kohakuti, nii et trukk läheb kinni. Ja see krõpsu osa on siis siit alt läbi, ehk siis mul on siin topelt siit molle alt. Ja see tühja salvetasku peabki siis natukene andma liikuda ühele poole teisele poole. Ja nüüd ongi ta mul õige koha peal. Kui ma tahan nüüd siia alla panna salvetaskusse salved, siis saan ma seda teha. Ilmselt on need salved esimesed, mille ma võtan siit kasutusse, sest et siit ei ole mul kõige mugavam seda salve kätte saada. Aga ma saan teda kasutada sel hetkel, kui mul ei ole kiire. Järgmisena võtan meditsiinipauna. Selle jaoks, et mul seda oleks lihtsam kinni panna siia molle külge, siis ma võtan kõigepealt üldse selle meditsiinipauna enda siit küljest ära, nii nagu ma näitasin, krõpsuga lahti ja panen ainult selle plaadi. Kui ma nüüd selle plaadi tagurpidi pööran, siis ma näen, et siin on 3 rida. Kui ma loen siit, siis siin on 1, 2, 3, 4, 5, 6 rida. Mis tähendab seda, et mul on võimalik panna see kas nende 2 rea pealt või siis nende 2 rea pealt. Ehk siis päris keskele ma seda meditsiinipauna panna nii ehk naa ei saa, ma pean tegema nüüd valiku. Mina valin praegu selle, et ma panen ta natukene siit paremat poolt. Ja põhimõte sama. Kõigepealt alustan sellega, et läbi siis pöör ja seejärel siis jälle siit meditsiinipauna plaadi või aluse küljest. Ja üle ühe. Pingutan. Ikkagi mäletate ja jälgin seda, et need otsad jääksid siit ilusti välja, et need kuskile sinna sisse peitu ei läheks. Et need on selle jaoks, et ma saaksin pärast kiiresti lahti. Nii, ja nüüd on tekkinud olukord, kus mul siis see läheb tasa ja mul jääb 2 tükki praegu siit üle. Nüüd ma panengi ta siit sellest ühest läbi, ehk siis täpselt samamoodi nagu mul eelmine kord oli. Iga kord ma arvestan sellega, et ma tahan, et see rihm tuleks välja eelviimase vahelt, selle jaoks, et ma saaksin ta pöörata pärast siit vahelt tagasi ja ära fikseerida.
Ehk siis nüüd, kui ma salvetaskuga võtsin siit 2 tükki korraga, siis nüüd ma võtan ikkagi 1 osa korraga. Sest siin enam all mul kinnitada kusagil ei ole. Ja siit läbi, pingutan. Ja nüüd siis see koht, kus ma pööran selle siia serva taha tagasi, ehk siis viimasest reast. Ta läheb mul selline tagasi pööre, selle jaoks, et ta fikseeriks selle ära. Ja et see mulle ei saaks lahti tulla. Ja siit samamoodi siis need otsad peavad jääma välja, et siis see on selle jaoks, et ma saaksin vajadusel siis siit tõmmates kiiresti need otsad lahti ja siit tõmmates kiiresti lahti. Nii, plaat paigas, panen siia tagasi selle meditsiinipauna. Panen kinni selle krõpsu või selle klambriga, siis panen siit sellest aasast ta läbi ja kinni ja ongi mul see siin paigas. Järgmisena ma enam rohkem teile punumist ei näita, te saate sellega juba iseseisvalt hakkama, ehk siis mida silmas pidada. Silmas pidada seda, et kuidas iganes te punute, kas ülevalt poolt või alt poolt, kuna siin on praegu 5 rida, siin 3 rida, siis te peate jälle tegema otsuse, kas te panete pigem ülespoole või allapoole. Aga mõelge selle peale, et see viimane tagasipööre peab tulema teil siit vahelt. Ehk siis kuidas iganes te punute üle 1, lõpuks te peate siit välja tulema selle jaoks, et te saaksite siit teha selle tagasipöörde. Nii, ehk siis siia läheb joogipudel, siia granaaditasku ja vastavalt vajadusele on siis võimalik siia asemele panna ka püstoli, kabuur ja siia kõrvale veel püstoli salvetaskud. Ja hetkel minu siis järjekord on selline. Tühja salvetasku, selle all salvetasku, selja peal meditsiinipaun, selle kõrval joogipudel, selle kõrval granaaditasku. Ja sellega on mul vöö komplekteeritud. Järgmisena võtan siis plaadikandja. Plaadikandja puhul nüüd ma võtan siis praegu selle lahti. Ja ma pööran ta sedasi siia laua peale, et mul oleks parem temaga opereerida. Nii, see on siis selg, seal on kõht. Ja siit siis nagu näete, ehk siis nüüd ei ole mitte mulle plaati, vaid mul on need rihmad ja siin ma saan kasutada täpselt samamoodi siit rihmade vahelt siis seda punumist teha, ehk siis siia külge saab väga hästi, väga edukalt kinnitada kõike, mida vaja. Näitan ära, mis ma kuhu panen. Kõigepealt võtan ma admintasku. Admintasku ma panen siia. Siia kõrvale, olenevalt siis ametikohast, kui mul on vaja, näiteks ma saan jaamatasku panna või midagi muud. Aga siit praegu minul jääb ta vabaks ja sellepärast, et kuna mul on üks salvetasku, siis tühja salvetasku all, ehk siis, et ma sealt saaks kätte, ma ei saa siia üles enam midagi panna, mul muidu ei õnnestu seda talumisest vöö pealt salveselt kätte saada. Miks ma ei pane kõiki neid salvetaskusid siia plaadikandja külge, on põhjus väga lihtne. Mingites olukordades ma võib-olla võtan plaadikandja seljast ära, aga ma tahan, et mul oleks mingisugune osa varustust siiski kaasas. Ja sellepärast mul on siis üks salvetasku jääb mul vöö külge, mis tähendab, et mul on mingid salved olemas. Mingisugune osa salvetaskutest on mul siis plaadikandja küljes ja plaadikandja kõhu peal. Nii, admintasku läks siia. Järgmisena läheb siis seljakott. Seljakott läheb luppudega siia plaadikandja külge. Jälgige seda, et need rihmate ilusti siia sisse unuksite, et need kusagile ei jääks teil siit alt siis töllerdama. Läheb see lukuga siia külge. Järgmisena on mul labidatasku ma panen siia ja seejärel on mul veel siis 2 salvetaskud ja need 2 salvetaskud ma panen siia külje peale. Ma ennem rääkisin, et ma olen paremakäeline. Sellegi poolest on mul praegu need 2 salvetaskut mul siin paremal pool. Neid salvetaskud ma saan kasutada siis, kui mul ei ole nii kiiret, ma saan teha salvetaskutes ümberkorraldusi, tühja salvetaskust tõsta mingisugused salved kõrvale, kiiremini ligipääsetavad taskud on mul siis kõhu peal, siin vasakul pool, aga mingitel hetkedel mul on võimalik ümber siis tõsta. Oluline on see, et mul on
võimalik ära mahutada ühe korraga kõik 9 salve, mis mul ette nähtud on. Nii, ja seda mul siis kokku pakitud saab. Jääb järgi mul praegu üks sardiintasku, seda ma hetkel ei kasuta. Jääb järgi mul praegu hetkel üks siis see plaat, sellepärast et mina panin selle plaadi siis, kus on 3 salve tasku. Ja olenevalt siis üksusest võimalik, et teil on mingisugused asjad natukene teistmoodi, aga see on praegu üks võimalik lahendus, kuidas need taskud siia varustuse külge ära komplekteerida. Ja mida kindlasti, et kui te nüüd käite maastiku lõppusel, siis te näete ka ära, et võib-olla on vaja mingisugust taskut natukene liigutada ülespoole allapoole, vastavalt siis neid mollesid, nagu me siin ennem rääkisime, et siin on 1, 2, 3, 4, 5 rida mollesid, siin on 3, järelikult mul on võimalik ta panna siia allapoole või 2 kohta ka ülespoole, ehk siis seda te saate ise mängida. Minu poolt kõik, soovin teile edu, head punumist ja kohtume õppustel.